ootused usust. Mis on meil olnud eelmised teemad, kes siin on olnud, kordab üle? Mis oli näiteks eelmise nädala teema? Tuletage meelde, ma olen vana mees ja ma ei mäleta enam kõike. Pean lugema ja õppima kõike. Rahast rääkisime ja mis enne seda oli? Keegi käis meil. Mis asja? Töökarjäär, just. Rahast oleme rääkinud, tööst oleme rääkinud. Täna räägime usust, ootused usust. Ja kui ma ise nagu mõtlesin selle valdkonna üle, siis usk mingis hetkeks muutub sünonüümiks eluga minu enda mõtiskustes. Et kui me räägime ootused usust, siis sisuliselt võiks öelda, et mis on minu ootused elust. Sest usk ja usuelu, seda on raske eraldada lihtsalt elust tervikuna. Nii et see muutis selle teema väga laiaks. Või siis võtleks natukene teise fraasi siia juurde. Ootused Jumala käest. Võiks nii ka sõnastada või küsida, et mis on sinu ootused Jumala käest selles kontekstis. Või et mis on sinu ootused koguduse elust või koguduse osalusest. Või mis on sinu ootused teiste kristlaste käest. Näiteks võib ka nii seda küsida. Ma ise tegin siin mingisuguse huvitava nimekirja, mis mul endal nagu pähe tuli. Näiteks, mis oleks sellised mõningad ootused, mis inimestel on usuga seoses, mis on minu enda kogemus, minu enda ootuseid on siin olnud ja mis ma olen ka kuulnud siis teiste käest. Näiteks ma olen kohanud sellist ootust, et inimesed tahavad teha imesid. Tuled usule, loed seal vägevaid asju piiblist ja tahaks ise ka teha või tahaks ise näha. See on väga selge ootus. Ootus, et saaks teha või siis näha imesid. Või siis selline ootus, et me saame kõikidest oma pahedest ja sõltuvustest ja halbadest armustest lahti. Minul näiteks oli väikene ootus sellelaadne. Mitte küll väga suur, ma väga kindlalt ei ootanud seda, aga näiteks ristimisega seoses. Ma mõtlesin, et nii, et kui ma nüüd ristitud saan, et siis ma olen hästi püha. Igasugused halvad mõtted, harjumused, asjad, mis mul on minevikus on kimbutanud kohe, lihtsalt hetkega lähevad ära. Ei läinud nii hästi. Võib-olla mõnel läks, minul ei läinud, aga meil on sootus. Me tahame olla hästi pühad ja vagad, kui me tuleme usule ja loodame, et saame paremateks inimesteks. Ja siis selline ootus on, kui sa näiteks tuled mitte kristlikust taustast, et sina oled nüüd vaga kristlane ja mis sa nüüd teed? Kuulutad evangeeliumi ja kõik sinu pere pöördub. Kõik sinu klassikaaslased pöörduvad, kõik sinu õed-vennad pöörduvad, sugulased hakkavad pöörduma. Meil on ootus, et meie lähedased pöörduvad Jumala juurde. Minul oli ka see ootus, ma olen ka mitte kristlikust perest. Rääkisin Jeesusest, rääkisin usust, ütlesin, et tulge kogudusse, aga pole kahjuks sellist vilja veel kannud. Võib-olla mõnel on selline ootus, et kui me nüüd Jumalat järgime või usule tuleme, et siis elu läheb lihtsaks. Vaeva pole, raskust ei ole, ainult lust, lillepidu, kõik läheb hästi. Ja siis see teistmoodi seda sõnastada oleks siis selline, et me ei kannataks elus. Meil on see ootus, et kui me oleme ustavad Jumalale, siis me elus ei kannata. Meil ei ole valu. Nüüd juba järgnevate ootustega tuleb ka kattuvusi, kui me rääkisime siin ootused tööst, siis usulises mõistes meil oleks ju ootus saada ka hea töö. Ma palvetan piisavalt, ma käin koguduses piisavalt, ma teen neid usulisi asju piisavalt hästi ja siis on ju ootus, et äkki tuleb mingi see hea töökoht. Jumal ju teab, mis on minu soovid, Jumal ju teab, mis on minu annid. Äkki ma palvetan ka mingi, et Jumal anna mulle hea töö ja meil on mingisugune ootus, et Jumal võiks selle anda. Rahaliselt on ka siin kattuvust. Arno rääkis ka, et mõnel on võib-olla selline arusaam, et käid kirikus, annetad, annad siin 10 eurot ja 100 eurot tuleb kuskilt müstiliselt vastu. Ta on selline kena vahetustehing Jumalaga, investeering. Ja mõni inimene elab võib-olla sellise ootusega, et kui ma annetan piisavalt, siis Jumal anna mul 10-kordsalt vastu. Ja kahjuks on isegi selle põhjal tehtud ka suur äri, et kui te vaatate siin Ameerikas neid suuri televangelists, et siis need kuulutavad, et külva oma seeme, ma ei tea palju nad seal ütlevad, anna $100 või $1000, aga siis nad ütlevad, et sa saad 10-kordsalt selle tagasi. Ja siis inimesed annetavad ja ootus on, et Jumal annaks neile suurema summa tagasi. Siis suhete kontekstis, me suhetest räägime nüüd ka järgmine nädal ja pärast seda tuleb seeria, aga väga lihtne ootus on, et Jumal kingiks mulle hea abikaasa. Paljud tahavad seda. Ja see ei ole halb asi, mida tahta, aga meil on see ootus, et Jumal anna mulle, ma olen ustav, anna nüüd mulle. Võib-olla ka selline karismaatiline ootus oleks, et Jumala lähedus on meil kogu aeg mingit moodi kogemuslikult tunda. Ja kui me ülistame või palvetame, et siis liblikad on kõhus ja
ma tunnen, et Kristuse armastus on minu peal või et püha vaim on minu peal. Me võib-olla kirjeldame seda kogemust erinevalt, aga meil võib see ootus olla, et see on alati meie sees, meie lähedal ja meil tuntav. Siis ka teine selline karismaatiline ootus on, et kui ma hästi usklik olen, siis ma ei jää kunagi haigeks. Nii et kui sa nohus oled, sa oled üks vilets kristlane. Palveta rohkem, paranda meelt ja vaata, mis pattu sa tegid, et sa nohus jäid. Ja võib-olla kõige radikaalsem ootus, mis on ühest küljest kõige vagam ootus, natukene ka mainisin seda, on see, et me kunagi enam pattu ei teeks. Te oled piisavalt hea kristlane, siis kunagi enam pattu ei tee. Igatahes me ju kõik saame mingit ootustega kristlasteks. Me oleme täiesti erinevatest taustadest inimesed. Erinevad soovid, unistused, eesmärgid ja erinevad ootused. Aga mina julgeksin seda väita, et kui me kasvame siis usuliselt või Jumalat tundes, siis meie ootused peaks ikka muutuma. Sest üllatus, kõik meie ootused ei ole alati õiged. Miks on oluline, et meie ootused oleksid kujundatud pühakirja järgi? Vastus on väga lihtne. Sest kui me elame valede ootustega, siis me võime tegelikult väga palju haiget saada. Ja see oleks asjatu valu. See valu oleks olemata, kui me ootused oleksid lihtsalt teistsugused. Ja siis ma tahaksin natuke jagada ka enda isiklikku kogemust nüüd, et mis siis olid minu sellised ootused, kui ma tulin usule, et mida Jumal võiks teha minu jaoks või mida võiks usk mulle pakkuda. Ma ei taha nüüd kuidagi vaga muljet jätta siin, aga kui ma hakkasin tagantjärgi mõtlema põhjalikult selle üle, siis tegelikult mul väga suuri ootusi ei olnudki. Ma ei tulnud mingi selles ootusega, et Jumal, anna mulle nüüd kõik ja et minu unistused täituvad siis, kui ma kirikusse tulen ja ütlen jah, Jeesusele hakkan annetama. Mul polnud üldse mingil põhjusel neid. Minu soov oli lihtsalt elus uus lehekülg pöörata. Ma teadsin, et ma olen halb inimene, ma olen palju valesti teinud, ma olen palju haiget teinud teistele, endale, Jumalale ja ma tahaksin lihtsalt selle kõik maha jätta ja elada edasi õigesti. Nii et mul suuri ootusi ei olnud, võiks öelda, ootus oli siis paremaks inimeseks lihtsalt saada. Aga huvitaval kombel, kui ma osalesin siis koguduse elus, noortetöös, kuulsin jutlusi, teenistusi, siis mul hakkasid mingid ootused tekkima. Ja üks selline ootus, mis mul oligi ootus imede järgi. Väga palju räägiti neid lugusid, et palve peale keegi tervenes seal või et inimene palvetas ja jalutas tänaval ja siis keegi andis talle mingi 1000 eurot kätte, et näed, sul on raha vaja, Jumal pani mulle südamesse. Ja hästi palju kuulsin neid lugusid ja need on ilusad lood. Ja ma ei ütle, et see kuidagi patunen või halb on, aga ma arvan, et see ohukoht on seal see, et me kujundame enda ootused nende lugude kohaselt. Ja me kuuleme, et ahah, kui temal juhtus nii, siis minul peab ka nüüd niimoodi juhtuma. Ja me hakkame neid mustreid järgi tegema, et okei, tema palvetas niimoodi ja kui mina nüüd ka nii teen, siis minul juhtub täpselt samamoodi. Siis me teeme seda, aga ei juhtu. Näiteks pereraadiost kuuled ka aega mingi huvitavad lugusid, et keegi siin räägib, kuidas ta siin ka on mingid imesi teinud ja palvetas ükskord metsas, et mingisugused surnud linnud ärkaksid ellu ja siis üllatus, linnud hakkasid jälle lendama kõik ja ma ükskord proovisin ka seda. Ma käisin ja jooksmas ja jutlus oli peal ja palvetasin ja siis näen maas laipa. Ja ma nagu siiras usus ütlesin, panin käe peale isegi, hakkasin palvetama, et Jumal ärata see lind ellu on ja et ma ei tea, 10-15 minutit palvetasin seal. Mitte midagi, vaikus. Siis jooksin edasi. Aga mul oli see suur ootus, et nii, et Jumal tee nüüd läbi minu ka imesid. Siis üks selline ka üks huvitav periood mu elus oli 2017, umbes 2017 aasta, natuke 2018. Mul tekkis üks väga suur ootus. Mul oli ootus, et Jumal ristiks mind püha vaimuga. Vähemalt nii, nagu siis selline kaasaegne karismaatiline usuliikumine seda põhjendab. See, et mul oleks mingisugune ristimisest ja usule tulemisest eraldi seisev üleloomulik kogemus, kus ma saan siis kas keelte anni või imede tegemise anni või siis ma tean, et nüüd ma olen vägevam kristlane. Seda õpetust liigub ka kogudust hästi palju ringi ja tuleb ka sealt Ameerika maalt, et sul on seda asja vaja, sest et kui sa seda ei saa, siis mõni usuliikumine ütleb ka, et sa ei ole kristlane isegi. Ja mul oli suur hirm. Ma järgin Jeesust, ma usun, ma palun oma patte andeks, aga mul ei ole sellist kogemust. Mul pole seda üleloomulikku hetke, kus ma hakkasin ikka lendama ja olin rõõmu täis ja pisarad voolasid või hakkasin võõrkeeli rääkima. Mul polnud sellist asja ja ma ägasin selle järgi ja ma palvetasin mitu kuud järjest, käisin öösiti kirikus palvetamas. Hilis õhtul, kõlab väga vagana. Lihtsalt istusin seal pool tundi, teinekord tund aega altar ees pimedal, lihtsalt palvetasin, Jumal, risti mind vaimuga. Ma olin nii segadus, mis see siis on? Kas ma olen kristlane, kas ma ei ole? Mul oli suur ootus, et Jumal teeks seda.
aga mul ei tulnud mingit üleloomulikku kogemust. Aga tagantjärgi ma vaatan, et Jumal oli tegelikult nii lähedal mulle seal. Sest ma ei ole sellise intensiivsusega, kui sel perioodil enam mitte kunagi Jumalat otsinud. Ja ma ei vahetaks seda perioodi mitte millegi vastu. No muidugi selle kõige vältel ma olen alati piiblit uurinud, olnud ise sellistes ka palves mõtisklenud, saanud rohkem pühakirja tundma õppida. Ja mida rohkem ma tunnen siis piiblit, Jumala sõna, siis seda rohkem ma kogen ka rahu ja kindlust Jumalas. Ma tean, et minu usk ei seisa minu kogemustel, minu tegudel, minu kuulekusel, minu sõnadel. Ei, minu usk seisneb selles, et Jeesus Kristus suri minu pattude eest. Punkt. Mitte miski muu. Ja tihti, kui meil on mingisugused ootused, siis selle taga võib olla ka see, et meie usk rajaneb mingitel muudel asjadel. Et Jumal, tee nüüd seda. Ja siis sinna me lisame sellise sulgudesse ja mina teen siis seda. Et mina hakkan siis sind rohkem järgima või et mina hakkan siis paremaks inimeseks või et mina hakkan siis rohkem inimesi armastama. Ma hakkan siis ustavalt koguduses käima, ma hakkan siis rohkem annetama. Meil on võib-olla sellised endale sõnastamata tingimused seatud. Aga me ei saa Jumalale selliseid tingimusi seada. Siis ka natuke kogemusest koguduse tööga seoses, kui ma olen siin olnud nüüd 7 aastat seotud koguduse tööga. Suhtlen erinevate inimestega, inimesed on erinevad ja ootused on ka erinevad. Ja hästi huvitav on reflekteerida selle üle, et mida siis mingi inimene otsib võib-olla kogudusest või usuliselt. Ja toome siis sellised tüüpilised ootused ära, mis ma olen ka siin noortega suheldes näinud ja millega on nagu minu poole pöördutud. Näiteks üks noor, kellega ma tegelesin, ta maadles hästi palju sellise suure hirmutundega. Et usaldab Jeesust, aga hirm lihtsalt ei lähe ära. Ja on ikka see kartus, et äkki Jumal mõistab ta üle kohut või äkki ta karistab teda või et äkki kui ma nüüd natukene komistan, siis kohe tuleb mingisugune suur tuld ja tõrva taevast talle kallal. Suur hirmutunne. Ja ilmselt see lootus oli ka selline, ta oli ka natukene nõrgem isiksus psühholoogiliselt ja keeruline ka koolis ja kiusamised ja see on ka omaette teema. Aga ilmselt see ootus seal taga oli selles, et kui ma tulen nüüd usule, siis Jumal võtab need tunded ära. Jumal pole neid tundeid ära võtnud, järelikult ma ei saa Jumalat usaldada. Jällegi seal võis mingisugune tingimus olla. Või siis üks siuke lihtne ootus. Tegelesin ühe inimesega, kes väga süsteemselt ja põhjalikult kuulutas evangeeliumi ühele oma heale sõbrale. Mitte kristlikust taustast, aastaid. Veetis temaga aega, pühendas temale aega, rääkis temaga, palvetas tema eest, pani teisi inimesi tema eest palvetama. Vahel tuleb usule lähemale, vahel läheb kaugemale, vahel tuleb lähemale, vahel tuleb kaugemale. Ja tema ootusi kinnitas ka see, et ta kuulis, ütleme siis vagamate usklike käest, et jah, see inimene pöördub, palvet aina rohkem ja rohkem. Ja minu teada see inimene pole siiamaani usus. Ja temal oli see ootus, et kui ma nüüd kuulutan, ja teised inimesed ütlevad ka, ta ju iga hetk pöördub. Ootus on, et ta tuleks usule. See ei ole halb ootus, muidugi me peaks kuulutama, aga me ei saa jällegi Jumalale tingimust seada, et kui sa nüüd ei too seda inimest enda juurde, siis mina ei tea, ei ole piisavalt pühendunud kogudused, nii edasi. Siis näiteks üks noor inimene, kellega ma tegelesin, ta uskus, et kui ta kogudusse tuleb, siis tema selline raske, kohutav, patune minevik lihtsalt kaob ära. Ja kõik see pagas, mis sellega seonduvalt, see lihtsalt lakkab eksisteerimast. Kahjuks see inimene oli psühholoogiliselt hästi katki ja ta minevik oli väga katkine. Ja kuigi ta tahtis usus liikuda edasi, siis see, et ta ei saanud kõikidest nendest pahedest lahti või et see minevik jäi natukene ikka kummitama, see ikkagi tirista alla ja praegu ma täpselt tema usulist seisu ei tea. Siis mitme inimese puhul, ütleme siis meeste puhul, ootused tahetakse ikka naist saada. Ja aegalt ikka keegi tuleb, iga paari kuudant tuleb mõni kutt mu juurde ja ütleb, et Sander, saame kokku, räägime ja küsitakse otse mu käest, Sander, mis ma pean nüüd tegema, et head naist saada? Ja lihtsalt, et okei, kas ma pean rohkem palvetama või et kas ma pean, mida ma nagu usuliselt siis tegema peaksin? Ütle mulle, ma ei saa sulle öelda, mina ei tea, mis sa tegema pead. Aga igas koguduses on neid, kes lihtsalt ütlevad, et tead, ma tahaks saada, mis ma nüüd tegema pean. Jumal, anna mulle.
Ja muidugi ka neid ootusi on, et me tahame meeleheitlikult haigustest terveks saada ja nendega ma olen ka tegelenud, rääkinud nende inimestega. Olgu see kas mingisugune lihtsam haigus, midagi kroonilist, aga minnakse siis ikkagi mingi kogudusest kogudusse, palvetaja juurest palvetaja juurde, iga kord on ootus, et terveks saaks, aga ei saa. Ja ma ei ürita öelda, et Jumal ei tervendaks palve peal, absoluutselt mitte. Aga kahjuks see reaalsus on ikkagi, et alati seda ei juhtu. Miks see nii on? Mul selgeid vastuseid ei ole. Aga mingisuguseid ootuseid me saame ikkagi piiblivalgel selgelt kujundada. On need, mis on väga ilmselged. Näiteks pühakirjas ei ole mitte kuskil lubadust, et kristlase elu oleks lihtne ja mugav. Nii et kui sa tuled usule selle lootusega, et nüüd mul elu läheb lihtsamaks, mugavamaks, ma ei pea vaeva nägema, ma ei pea vastutust võtma, ma saan lihtsalt chillida ja olla, pangakontole tiksub raha, kõik uksed avanevad, unusta ära. Unusta ära. 2. Timoteuse 3.12 ütleb otse sellele vastu. Kõiki, kes tahavad elada jumalkartlikku elu, kiusatakse taga. Eranditult. Nii et kui see oli mul niisugune äärmuslik mõttekoht, ma mõtlesin, et huvitav, me Eestis elame nii mugavat elu kristlastena. Kas me elame mugavat elu sellepärast, et mingi eriline Jumala arm on peal või me oleme lihtsalt kõik nii lahjad kristlased, et meid ei kiusata taga? Sest mul tundub, et piiblis on see tõotus, et kui sa hakkad elama ustavalt Jumala, siis mingis vormis tagakius tuleb sulle. Mis vormis see on? Ma täpselt ei tea. Haiguste kontekstis. Mitte kuskil pühakirjas pole garanteeritud, et sa siin elus haigused ja tõvesed ei kohtaks. Mitte kuskil. On mõned üksikud kirjakohad, mis räägivad tervisest ja usust, aga see nüüd ei ole mingisugune kategooriline Jumala tõotus. Kui sina oled hea kristlane, siis sina kunagi nohusse ei lange. Ei ole. Ja kõige parem näide on ju apostel Paulus 2. Korintuse kirjas. Räägib, kuidas tal oli see suur vai ihus. Oli vist 2. Aga temal oli see vai ihus. Mis iganes see oli, me ei tea täpselt, see võis olla psüühiline haigus, see võis olla füüsiline haigus, mingi puue, mingi muu raskus. Igatahes tal oli väga-väga valus olla, kas siis füüsiliselt või vaimselt. Ja palus Jumalat. Jumal, võta see ära. Ja kui me nüüd mõtleme Pauluse peale, kas me suudame kujutada ette ustavamat venda kui vana vaga apostel Paulus? Ja kui Paulus palvetab, me mõtleme, et no siis lähevad taevad lahti ja lihtsalt palve vastused hakkab voolama, sest et see vend on ju nii ustav, ta on nii vaga, ta on nii pühendunud. Ja siis ta palvetab oma tõvega, oma raskusega Jumala poole, ütleb, Jumal, võta see ära. 3 korda palvetas, piiblitekst ütleb. Vastus, ei võta. See on sulle pandud selleks, et sa kõrgiks lähed. Vahel Jumal kasutab haigust, ebamugavust ja raskust selleks, et meid just alandlikena hoida. Sest kui me ju elame liiga mugavat elu, siis me läheme uhkeks. Ja uhkus on ju see patt, mis kõiki ikkagi tahab usu juurest kangest ära viia. Siis näiteks Jumala usaldamine. Ilmselt paljud on olnud siin sellises, kas siis laagris või ütleme natuke võimsamal noortekal. On ülistused, on vägev jutlustaja, siis sul on siuke eespalvetajate rivi ja võimas palveosadus seal ja jutlustaja kõneleb, vägev jutlus on ja sa lähed ette ja sa palvetad seal ja laulad kaasa ja sa mõtled, et tead, nüüd ma usaldan Jumalat täielikult. Mitte kunagi ma ei kahtle enam, nüüd on kindel. Ja siis läheb 2 nädalat mööda, sa oled natukene näljane, natukene pahur ja siis sul on kohe siuke tunne, et no kus Jumal on? Miks ma nii pahur olen? Jumal, miks sa ei tee midagi? Siin elus meil on maadluse sellega ja see ei ole kuidagi halb. Võta kas või need piiblis olevad eeskujud. Need mehed, kelle kohta öeldakse, et nad on usu eeskujud. Ja kui me loeme nende elukulgu, siis nad kõik maadlesid Jumala usaldamisega. Kes rohkem, kes vähem, kõik maadlesid sellega. Ideaalne näide Abraham. Jumal ütleb talle selgelt, ilmutuslikult, suusõnaliselt, sulle sünnib järglane. Ma luban seda, ma teen tõotuse, ma teen sinuga lepingu, sulle sünnib järglane. 30 aastat on vaikust. 30 aasta pärast sünnib alles järglane, aga Abraham muidugi hakkab vahel kahtlema, siis ta mõtleb, et tead, ta aitab Jumalat natuke kaasa. Otsis vahepeal natuke ühe teise naise, õigemini tema naine soovitas. Ja sai uue lapse sellega, aga Jumal ütles, et see ei ole tõotuse laps.
mina olin sulle juba lubanud. Aga see tõotus läks ka ikkagi täide, kuid probleeme oli just usaldamisega ja neid näiteid on ka teisi. Ja siis selline väide, mille me peaksime ka omaks võtma, on, et pühakiri ei seo imede tegemise rohkust või arvu heaks kristlaseks olemisega. Et kui sa teed palju imesid, palju vägevaid usutegusid, et siis sa oled kuidagi parem kristlane. No ei ole. Leidke mulle tekst, mis ütleb seda piiblis. Heaks kristlaseks teeb sind üks asi. Kas sa loodad Kristuse peale? Kas sa järgid Jeesust? Ja kui minul see kuidagi nagu, ütleme siis kohale jõudis, siis minu meelest see on kõige vabastavam teadmine maailmas. Ma ei pea tegema suuri tegusid, et siis Jumal äkki hakkab massiliselt õnnistama. Ma lihtsalt loodan Kristuse peale. Annan endast parima tema järgimisel, temale kuulekaks olemisel ja usaldan, punkt. Ja mul pole rohkem vaja. Kui nüüd ka mõni kokkuvõttev sõnasi öelda veel, et ootustega kohta, siis ma arvan, et mingis mõistes me ei tohiks tegelikult Jumala käest mitte kui midagi oodata. Mingis mõistes. Ma ei nüüd ütle, et me ei tohiks üldse oodata. Teatud olukordades see ootus on hea. Kui me selgelt palvetame, siis ma leian, et on hea, kui meil on mingisugused ootused. Aga mingis mõistes me ei tohiks mitte midagi oodata, sest meil ei ole õigust Jumala käest midagi nõuda. Saate aru? Et mina täidan oma osa, Jumal, sina nüüd täida oma osa. Mina teen tööd, sina maksab palka. No kui sa käid tööl, siis muidugi sa teed oma töö ära, siis sul on õigus oodata palka. Ja kui sa palka ei saa, siis sul on õigus kaevata see tööandja kohtusse, sest sa oled oma palga välja teeninud. Usulises kontekstis me ei ole mitte midagi välja teeninud. Kõik on Jumala arm. See ei ole välja teeninud seda, et sa siin oled. See ei ole välja teeninud seda, et sa terve oled. See ei ole välja teeninud seda, et sul on need annid, mis sul on. Sul on kõik, mis sul on Jumala armust. Me ei saa temalt nõuda. Me saame paluda. Me saame loota ja usaldada, et ta annab seda, mis kõik on vajalik, eluks vajalik. Aga ma julgen öelda, et me ei tohi Jumala käest mitte kui midagi nõuda ja oodata, et ta võlgneb meile midagi. Sest fakt on see, et ta ei võlgne midagi. See on siin meil kodugrupis, vaatasime ühe huvitava videote seeria, mis rääkis Jeesuse järgimisest. Ma ei tea, kas seda ootuste teemast annab, kuidagi ma ikka vist annab, kõike teemas annab sobitada. Aga see videote seeria tegeleski siis pigem selliste motiivide küsimusega. Üritas vastata sellele küsimusele, et miks inimene järgib Jeesust. Ja see jutlustaja lõi seal sellised 2 kategooriat, et on fännid ja on järgijad. Ja siis seal seeria vältel oli see küsimus, et kumb sina oled? Kas sa oled fänn? Kas sa oled Jeesuse fänn? Või oled sa Jeesuse järgija? Fänn on see, kes on kõrval, platsi peal, vaatab, plaksutab vajadusel isegi. Aga kui on vaja mängima minna, siis tema ütleb, et ei, mina ei oska. See pole minu mäng, ma tahan lihtsalt pealt vaadata. Järgijad on need, kes on platsi peal. Need, kes näevad vaeva. Need, kes mängivad seal meeskonnas, need, kes võitlevad, need on järgijad. Ja kui nüüd see pilt tuua koguduslikku ellu, siis fännid on need, kes lihtsalt tulevad, istuvad kirikus, kuulevad jutlus ära, plaksutavad, ütlevad aamen selle peale, lähevad koju, ei tee teist nagu ka. Need on fännid. Järgijad on need, kes tulevad kogudusse ja tahavad järgida Jeesust, tahavad teenida Jeesust, tahavad anda. Nad ei tule lihtsalt tarbima, nad tulevad andma. Miks järgida Jeesust? Kui ma siin ütlesin, et me ei pruugi mitte midagi tema käest saada, selles mõttes, et meil ei ole õigus nõuda Jumala käest midagi. Nii et kui me tuleme mingisuguste selgete ootustega, et Jumal, mul on nimekiri siin, anna see nüüd mulle, siis mina olen vaga kristlane, siis see on juba väga-väga vale ootus, millega Jumal juurde tulla. Jeesus tuleb järgida armastusest. Ma ütleks nii, et Jeesuse järgmine on ma tahan, mitte ma pean. Kas sa tahad järgida Jeesust? See on see küsimus. Sa võid käia noortegrupis, palju sa tahad.
see ei tee sind õndsaks. Käi kirikus palju sa tahad, see ei tee sind õndsaks. Su vanemad võivad palvetada ennast halliks sinu pärast. Kui sina Kristust vastu ei võta, siis need palved ei loe mitte midagi. Oluline see, kas sa tahad järgida Jeesust. Kas sa oled fänn või oled sa järgija? See on see, millega ma siin lõpetaksingi selle küsimusega.